esimees. Kolleegid, seda on nüüd nii palju räägitud risti põiki ja pikali ja püsti ja nagu Kalle Muuli ütles ka kõrvalt, siis ma tahaksin juhtida tähelepanu paaridele asjadele. Et on Eesti Vabariigis kaks erinevat seadust, üks on põhikooli gümnaasiumiseadus ja teine on erakooliseadus. Tähendab, et kui on üks seadus, siis kaovad igasugused kahtepidi arvamused ära. Põhikooli gümnaasiumiseaduse järgi on põhikoolist klassitäituvus 24, gümnaasiumis 32. Ja kui need ei ole täpselt nii, siis järelikult rahastus hakkab alluma mingisugustele koefitsientidele või millegile muule tasaarveldusmeetoditele. Tähendab, see on üks ainukene asi. Haridusministeerium ei ole viitsinud tegelda seadusandlusega. Ja sellepärast need erakoolid tekkisidki, kuna seal oli võimalik igasuguseid trikke teha. Ja sellepärast see erakool tekkiski. Aga see ei tähenda seda, et nad kurjast on. Tähendab, räägiti kihistumisest. Õpetajate palk versus erakoolide rahastamine. See on äärmiselt jõhker võrdlemine, et kui erakoole rahastada, siis ei saa munitsipaalkooli õpetajat palka. Äärmiselt jõhker. Tähendab, see on au ja kuulsus meie haridusteadusministrile. Tähendab, kihistumine jah. Kihistumine on riigigümnaasiumi rahastamine ja munitsipaalgümnaasiumi rahastamine. Rohkem pole vaja millestki rääkida, kui ainult seda, et riigigümnaasiumis rahastatakse gümnaasiumi osas koolitoit 100%, munitsipaalkoolidest täpselt nii palju, kui jätkub, ülejäänud tuleb maksta ise. See on elementaarne. Täiskõht õpib ikka natukene paremini kui tühi kõht. Erakoolide ootused, põhjendatud ootused, kui võeti seadus vastu ja lükati külma kõhuga rahastamine kohalike omavalitsuste peale, siis erakoolid kasutasid seisu ära ja võtsid majanduslikult väga põhjendatud laenud, kinnistud, kõik muud asjad, ja need on pikaajaline kohustus. Neid asju ei saa päeva pealt ära lõigata ja neid asju ei saa süüdistada, tähendab erakooli pidajaid, et nemad tegid sellise otsuse. See otsus on täiesti pädev ja täitsa õige, aga nüüd 3 punkti siia vahele. Tähendab, riik ei ole mitte kunagi raha andnud erakooli pidajatele. Ta on andnud kohustuse ja siis pärast, kui ta sai Riigikohtust nagu seaduse rikkuja märgi külge, siis ta oli nõus maksma, riik oli nõus maksma tagasi kohalikele omavalitsustele nende kulutatud raha erakoolidele, kuid väikse klausliga, kuludokumentidega tõestatuna ja läbi kohtu. Niisama ei tulnud mitte midagi, nii et riik pole kunagi raha maksnud ja praegune segadus ja praegune hüsteeria tekib selles, et riik peab oma lubadusi täitma hakkama ja nüüd tuleb kiiresti midagi ette võtta. Ja johtuvalt sellele Keskfraktsioon teeb ettepaneku erakooli seaduse muutmise seaduse eelnõu 142 SE esimesel lugemisel tagasi lükata. Ja see on meie Keskerakonna otsus ja meie soov, et tähendab, enne tuleb teha oma magamistuba korda, kui sa lähed revideerima teiste söögituba. Aitäh teile!